Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere head sõbrad, on Eesti Laulu pikal hooajal on kõige põnevam aeg käes. Nüüd on selgumas finalistid ja paari nädala pärast juba ka Eesti Laul 2020 võitja. 6 finalisti on selged. Meie kuulame täna esimese poolfinaali esitusi ja arvame natukene ja mul on väga hea meel, et ma ei pea üksi arvama. Kristel Aaslaid, kes muidu oli esimeses poolfinaalis ka žüriis, on täna meie stuudios külas. Tere! Tere, Taavi! Oli see siis suur pingutus sulle või? Ma mõtlen, mitte siia tulla, vaid... Tartusse sõitmine oli küll pingutus ja tält tagasi tulla oli ka pingutus. Ja siis siia tulla peale seda Tartusse sõitmist ja tagasi tulemist, see kõik kokku oli pingutus. Aga see vahepealne osa seal, see žüriitöö, milles kohta sa tegelikult küsisid, see oli nii ja naa. Mulle meeldib kogu seda konkurssi iga aasta teha samamoodi enda jaoks, et ma ei hüppa pükstest välja, et hullult uurida, et mis lood on see aasta ja kes esitavad ja need nii palju infot, kui minuni nagu jõuab normaalsel ja loomulikul teel, nii palju ma tean, aga tavaliselt mulle meeldibki näha nagu esimest korda ja kuulata seda esimest live etteast, et mis siis nagu minuni, et see esmamulje oleks see. Ma proovin alati seda hoida. Ja üldiselt see hooaeg tuli mul isegi välja see täitsa niimoodi siia-sinna paari lugu teadsin, aga üldiselt ja siis oli väga tore, oli kuulata ja vaadata neid esitusi, lemmikud olid kohe esimesest taktist ilmselt selged ja nii oligi. Kas te hindeid andsite selle õhtuse kontserdi pealt või varasema läbimängu pealt? Mõlemat. Et sai veel muuta ka õhtul, jah? Mina võtsin mõlemat arvesse. No aga hakkame vaatama ja kuulama. Ja teised võtsid ka. Ja, teised võtsid ka. Ja ega siin midagi ei ole selles mõttes, et ma usun, et kõik kuulajad on tegelikult kursis juba, kes edasi said, nii et mingisugust saladuse loor me ei hakka siin hoidma. Laul number 1, Young, esitab Rasmus Rändvee. To run from my home. The world is wide, so tell me why I cannot learn on my own. I will in my hometown, living like a boy scout, learning from mistakes somehow. I will leave the ghost towns, walking different truth now. Every day's a gift from God. True to No mina ütlesin eile Rasmusele ka, et tal on ikka päris kõva vundament all, sellepärast, et see esitus oli kehv minu meelest. Ma arvan, et mis teda kindlasti väga, ütleme, segas või siis mis ta esitust häiris, oli see ringi jooksmine. Kui ta oleks natuke paigal olnud rohkem ja ta oleks saanud nagu loole rohkem keskenduda, sest seda on näha, et ta paneb kohe kõik sellesse ringi jalutamisse, samas on publik, keda ta on hea showmees, ta on laval, on fantastiline vaadata, ta suhtleb publikuga, sa näed, et ta on oma laulus sees ja siis on see, et aga hääl ei jõua talle nagu järgi. Ja ma arvan, et kui ta ise annab endale võimaluse ja kui ta nagu on nagu veits rahulikumalt, et siis ta on tubli, ma loodan, et ta finaalis võtab nagu ennast nagu selles suhtes kokku, et nad mõtlevad midagi sellist välja, et kui peab nagu selline ringiränne olema, et võib-olla see ränne tekib pigem Rasmuse ümber. Just, et see on nimes olemas, nii et mingi ränne peab seal olema, aga tegelikult nagu selles suhtes ma näen seda, see potentsiaal on seal nii olemas, aga lihtsalt mul on tunne, et tal see
selle jalutamisega võttis juba tal kõik tühjaks, nõnda, et tal lõppu ei jäänud enam mitte midagi anda. Ja Rasmus ise ka rääkis, et tegelikult Tartu Ülikooli spordihoone kuidagi see koridor oli liiga pikk, et Saku Suurhallis vist see jalutamine tuleb igal juhul lühem, mis tuleb talle kasuks, aga lugu on hea, sulle meeldib või? Mulle meeldib ja väga selline temalik lugu, et talle sobib see lugu. Ta on nagu selline, see on nii temalik lugu ja see on minu arust nii oluline, et see artist ja lugu läheksid ikkagi käsi käes koos, eks ole. Ja ma arvan, et see tõi talle ka selle nagu finaalipassi ka, et inimesed ikkagi nägi, et nagu ta on lavale sündinud mees ja minu arust see on väga hea, et talle anti veel üks võimalus seda näidata, et ta saab vokaalselt ka hakkama. Sellega ma olen nõus. Sest ma olen täiesti kindel, et ta saab hakkama sellega, kui ta jookseks ringi nii palju. Ja ega ma ei olegi Rasmust nagu nii mustalt laulmas kuulnud. Ja just. Vist kunagi kohus olla. Jah, see oli, ütleme jah. Läbi järgmise laulu juurde. Laul number 2. Leelo esitab Groove. Leiame üles, kas ta peidab end sinu silmades, sinu keele peal või süles. Kanda, tahan kanda Muhumaa randa, seda rütmi, mis tiksub südames, tahan edasi kõigile anda. Siis laulu võtame üles, kuumast päikesest lasta võtab tuld. Tulge, leenutame ühes ja siis tulde laulame Leelo. Nii palju, kui ma eile selle Tartu Ülikooli spordihoones pärast kontsertringi töllerdasin, siis kõik Tartu inimesed, kes väga muusikaga igapäevaselt kokku ei puutu, olid ikka šokeeritud, et Groove edasi sai. Neil on mingi oma sihtrühm olemas, kes lihtsalt vist hääletas liiga vähe või? Jaa, ma arvan küll, sest tegelikult on, mulle tohutult meeldib Groove tegelikult. Nad on nii giftid. Iga kord, kui ma neid kuskil näen, see ei ole kunagi, et sa vaatad seda kampa niimoodi, et jääd kuidagi tuimaks. Mul iga kord nägu läheb naerule, nad ise nad on nii vahvad. Ja tegelikult ma olen ka natuke, ma olen täitsa kurb, et nad edasi saanud, nad on vahvad, laulavad lõbusalt eesti keeles, kõik on nagu mõnus, kõik on nagu olemas, aga ma arvan, et lihtsalt võib-olla kõigil on see popi vajadus on nii suur ja siis võib-olla see ei kustutanud seda popi janu piisavalt see lugu. Ja see lugu hakkab iga kummitama küll, midagi pole öelda. On. Et selles suhtes ma arvan, et kummituslike lugude osas nad võitsid, nad on selle osas finaalis ja võtsid vähemalt esikolmiku koha, sest see leelotamine hakkas mul ka nagu ikkagi kummitama. Et ei olnud nagu seda, et vaata, mismoodi see Groove'i lugu nagu käis. Et mõnede teiste lugudega pigem tekkis see küsimus, vaata, mismoodi see lugu käiski. Et Groove'il väga hästi, mulle väga meeldib. Minust nad laval on väga lahedad. Jaa. Kõik on olemas. Ainult edasi ei saa. Ja ainult edasi ei saa. Nad võiksid vaheakti teha, et finaalis, et oleks nagu selline... Et oleks võinud ära vahetada 5 miinust, oleks võinud võistelda ja siis nemad oleks teinud hoopis selle vaheakti äkki. Jah, võib-olla tõesti. Aga jaa, mis sulle meeldis? Tead, mulle väga nagu Groove ei meeldi, kui ma päris ausalt ütlen. Aga nad on toredad. Jah. Ja see on tore lugu. Ütleme, et võib-olla see ei ole Groove selline... See on minu maitselis. Et ta ei ole see ansambel, mida ma nõnda, et autos kuulaksin eraldi, et mul on selle jaoks eraldi playlist ja sinna playlisti nad kindlasti ei kuulu. Aga ma arvan, et nad on nagu mega hea selline live-band kindlasti, et oleks, kui nad kuskil mängivad oma lugusid lava peal, siis täiesti kindel on see, et ma jooksen tantsima, sest see kutsub tantsima ja see on ju tegelikult bändi puhul üks kõige olulisemaid asju. No ja igatahes on nüüd kogu Eesti rahvas nad jälle ära näinud, nii et neil on loetavasti aastaaeg jälle korralikult tööd.
ma loodan ka, loodame siis, soovime poistele mõnusat töörikast aastat. Laul number 3. By my side. Esitab Stefan. Stefani puhul on minu meelest sümpaatne see, et ma näen, et ta iga rakuga tahab võita. No eks tal on mitu aastat olnud täpselt niimoodi, täpselt nina alt ära napsatud see, ma arvan, et kui tal seda silmadest näha ei oleks, siis oleks midagi väga valesti. Aga no see lugu, ütleme, no see lugu on võidu nagu võitmiseks kirjutatud. Seda on, no ongi, see rakk algab sealt juba. Ja mis seal salata, toimib. Ei ole, no nagu kui sa seda kuulad ja ta laulab selle perfektselt ära, sest ta ei jookse ringi, ta laulab selle perfektselt ära ja vaatab nii sügavalt sinna kaamera silma sisse, nõnda, et sa vaatad läbi kaamera ka, et nagu ta laulabki mulle seda praegu täitsa lõpp ja ma tunnen ennast nii liigutatuna, sest me vaatasime ka ja no ikka siuke ohe ikka käis läbi. Aga kusjuures koha peal mind ainuke asi, mis mind häiris siis, kui ma seal kuulasin, mulle üldse ei meeldi backtracki trummid. See tõmbas mind nii välja sellest fantaasiast. Siin nagu salvestuse peal läbi kaamerate on need trummid mõjuvad teistmoodi. Aga koha peal olid need trummid hästi pussud. Ja see nii tõmbas mind välja. Räägi nüüd lihtinimesele ka, mis see tähendab, et trummid on pussud? No nagu lihtsalt, ma ei tea, kuidagi see trummi kõla selle fono peal lihtsalt oli minu jaoks hästi vale ja kuidagi hästi, ma ei tea, ma ei ole kunagi olnud, ma ei tea isegi, millest ma praegu räägin. Nagu, võib-olla peaks lihtsalt vait jääma, aga nagu minu lihtsalt kuna ma olen nüüd natukene selliste produktsiooni ja selliste asjadega natuke rohkem kokku puutunud, siis mul on kõrva jäänud palju paremad trummisämpelid kui need, mida on otsustatud kasutada. Ja see on puhtalt maitse küsimus. Mulle lihtsalt isiklikult ma oleks tahtnud sükest nagu umfikamat, et ta oleks nagu süke sügavam ja selline penetreerivam. Et nagu tema ja seal jäi kuidagi, ma nagu poolfinaali salvestust vaatasin, oli nagu ülituus ja siis vaatasin seda live-esitust, mis oli perfektne, aga need trummid oli lihtsalt mingi No nüüd hakkab välja tulema, et Karl Anderil on ikka 4 artisti, et ühel on trummid pussud. Midagi pole teha, pool tund aega. Huvitav kuhul, mis siis nagu igal actil oli mingi buss peab. Aga no tore, et ta finaali sai, on ju? Täiega tore. Ega vist teist varianti oleks olnud ka väga. Oleks ikka olnud ikka täielik jama, kui ta oleks välja jäänud. Oleks ja mul on tunne, ma ei tea, mis sa arvad, mis su sisetunne ütleb, kas tal napsatakse see jälle ära või... Võit või? No ma pean tunnistama, et kui ma esimest korda kõik need laulu läbi kuulasin, siis oli Stefan minu veenev lemmik, aga nüüd kui ma järjest olen kuulanud, siis ega teised ka tõusevad, aga Stefanil on minu meelest selline lugu, et kui sa tõesti 29. veebruaril esimest korda hakkad neid lugusid vaatama ja kui Stefan vähegi selle ära laulab, siis see on see vot. Ma arvan ka, sest see on täpselt juba sellest, kuidas ta kaamerasse vaatab, see on nii Eurovisioon. Mul see on täpselt Eurovisiooni ballaad, täpselt see, mida sa tahad seal kuulda ja võib-olla isegi selline, mis võib nagu jääda Euroopas kõrva. Muidugi oleneb see, mida ülejäänud Euroopa oma lugudega teeb, et kui sul tuleb veel miljon kaunist meest, kes laulavad kaunist ballaadi, siis ta muidugi kaob sinna kuskile vahel ära.
aga jaa, ma arvan, et selles loos on midagi täiega sellist, mille järgi võiks selline üksikul laupäeva õhtul pillida. Tore. Laul number 4. Right Time. Esitab Inga. When I was young, not long ago, my heart was full of dreams. Now years have passed. When thinking back, I have been frozen by fears. It's time to wake and shine, bring those colors back to my mind. Time to take a chance, take my dreams to another dance. Time to wake and shine, life is giving me a sign. Time to take a chance, take my dreams to another dance. Time to wake and shine. No minu meelest Inga tõestas sellega, et on üks Eesti paremaid naislauljaid. No top 1. No see on täiesti, ma olen täiesti kindel, et on tähendab, ei ole muud võimalust. Vaatad Ingat, kuulad Ingat. Tal on kurku installeeritud salvestav selline karbike, kuhu ta paneb SD-kaardiga oma vokaalid peale ja siis ta lihtsalt paneb play nuppu ennem ja siis ta maigutab suud, sest see ei ole võimalik, et üks inimene nii ilusti, nii puhtalt ja see ei ole lihtsalt bla la 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 asi. Need on keeruline asi, mida need hüpped ja asjad. Kuidas? Eesti rahvas ei saa kunagi teada ja mul on nii kahju, et ta edasi saanud. Mul on ka. Mul on nii kahju, ma olen nii kindel, et ta saab. Ta väärib seda, et ta nagu see laulu hääl väärib seda, et inimesed kannavad teda kätel. No selle peale tuleb vist öelda, et ikkagi isegi kui Ingale see nii väga ei meeldi, siis tuleb rohkem millist päeva laulda või? Just, no milline päev oli täiesti... Ma ütlen, et mul ei ole vist selle loo nagu ilmale tulemisest ei ole vist olnud päevagi või tähendab nädalat, kus see korra läbi ei käiks. See lihtsalt, see tuleb siiamaani, nagu see ei lähe mitte kuskile, see on tulnud, et jääda. Aga see lugu on ka väga tuus lugu. Ma just vaatasin... No see ei ole ikkagi palju sellise laia haarde stiiliga lugu on ju. Ja, ma just vaatasin Ott Lepland ja Ivo Linna Kruvi saates, ütlesid tegelikult väga huvitava kommentaari selle kohta, et võibolla kui see oleks eesti keeles olnud, siis oleks nagu oleks olnud... see oleks ära päästnud. Ja, et võibolla praegu on see, siis ta on hullult hea lugu, kusjuures Kruvipoissi Allani co-written, et üli tuus lugu, üli hea esitus, aga võibolla oleks see, et oleks ta eesti keeles olnud, see oleks ära päästnud Eesti rahvale. Sest et ma ei tea, mul on tihtipeale tunne, et Eesti laulul meil on nii palju, Sofia Rubina, kes aasta on ikka nagu käinud, kes on ka nagu fantastiline laulja. Ta ei saa kunagi edasi, aga mul on nagu, kas te ei kuule, kuidas ta laulab nii hästi, kas see ei ole mingi paar häält nagu juurde, et nagu finaali saada väärt. Aga tundub, et kui lugu ei ole see, mis Eestile meeldib, siis ei ole. Aga ühesõnaga minu õhtupettumus oli see, et ka ei saanud. Minu jaoks ka, aga see on väga hea, et sa selle välja tõid ja ma arvan, et see võib täitsa point olla, et kui see lugu oleks olnud eestikeelne. Nii et kui Inga tahab sellist stiili teha, siis vähemalt peaks eestikeelsed sõnad olema. Ma arvan, et võib-olla niimoodi Ingale võib-olla sobiks see lähenemine, et esialgu eesti keeles ja siis teha sellised paremad palad siis inglisekeelseks ja siis minna välismaailma. Just. Et äkki niimoodi seda redelit nagu teha. Või siis lihtsalt kohe jätta see Eesti siin, see kus see teine, mine kohe, mine, ei, nagu, aga heas mõttes. mine, aga heas mõttes. Laul number 5. Right About Me. Esitavad Anett ja Fredi. You never seem to find the time. I don't know why I'm wasting mine. 'Cause in my heart I always know what's right. I know true love's hard to fight. You
just need time. I tell you that I wouldn't mind. First come so sure, you say you're falling in love. Then say if you could write songs, would you write one? Nagu see Inga kohta ütles, et ta on top 1 naislaulja, mis see Anett on siis top 0,5 või? Jah, ma nüüd tõesti, ma andsin selle ennatlikult ära. No, nad on sama pulga peal, istuvad kahekesi. Tegelikult on veel, meil on nii palju häid lauljaid, et iga järgmise esitusega on, jah, ta on ju ka mingi mega. et tõepoolest, ma ütlesin top 1 liiga vara välja, aga see Anett on fantastiline laulja, ei tähenda, et Inga oleks vähem fantastiline laulja. Et nagu, see lugu. Räägi, mis seal žürii ruumis siis ikkagi toimus, kui seda lugu lauldi? No see, tead, ma arvan, et kõik, kes muusikast ja žürii on ju täispakitud inimestest, kes peavad muusikast lugu ja kui see gitarrikäik tuli sisse, siis käis siuke käis nagu läbi. No ma teadsin, et Anett osaleb ja ma teadsin, et sealt tuleb midagi väga-väga head ja ma olin mingeid juppe ja asju kuulnud, aga ma ei olnud jälle meelega ei olnud tervet asja kuulanud. Ja no täiesti, ma ei kujuta ette, mis seal teises poolfinaalis peab tulema, et seda minu jaoks nagu number 1 kohalt kukutada. See on puhtalt nii minu maitse, see on nii rusikas silmaauku, see on täpselt, see on lugu, mis ma olen mingi, tahaks ise seda laulda. See on nii hea ja no Anett ja Fredi mõlemad nii tublid. Ja mis on veel selle loo puhul, on see režii. Nii maitsekas ja nii äge ja täpselt, kõik oli nii õige. Nad ei näinud sinna tegema rohkem, kui nad pidid, nad tegid kõik minu arust täpselt õigesti ja see on jälle nii oluline, et nad suutsid selle. No me rahva hääli ei tea, mis sa arvad, kas Anett ja Fredi suudavad ennast Eesti rahva südamesse ka laulda või? Ma hullult loodan, et juhtub ime, aga mul on tunne, et no kas seal annab midagi ära teha? Vaata, kui Stefani puhul me rääksime seda, et ta kohe vaatab kaamerasse ja ta on siuke koerapoeg, et sa tahad tema eest hääletada. Et Anett laulab võrratult, aga kas tal annaks selle esitusega midagi ära teha? Et seda, minu arust see on juba fantastiline, täiuslik, aga see stiil on selline asi, mis on varem ka käinud Eesti Laulul ja on näha olnud, et see eestlane ei ole väga suur fänn, aga ma loodan, et äkki on 2020 see aasta, kus Eesti on mingi oh my god, see Anett ja Fredi tõmbasid selle stiili mu maailma ja ma saan järsku aru, millest see kõik on, sest Anetti puhul on ka see, et ta on täpselt sama, ta on nii siiralt laulab seda, seal on nagu kõik on nii puhas ja see ongi, see on nii puhas, seal ei ole kõhklusmomenti minu jaoks absoluutselt, kõik on täpselt nagu sa paned võtme õigesse lukuauku ja siis vaata need klikid, kõik lähevad õigesse. See on nii mõnus tunne. See on nii mõnus ja see lugu on täpselt see lugu. Jah. Ma küsin, mis sa arvad sellest? Laul number 6. Kirjutan romaani. Esitab Revals. Peegeldus järven peale, rääkis suvises keeles. Vaat mööda jõge kündis kallastel valud. Lootsik peegeldus järven peale, sõnad suust läksid teele. Kaks olendit teineteise poole, südameisse lastud noole. Meile nähtamatu näis maailm, ainult sind südames suuni joonistan. Jaanus Saagu, kes on alati hästi laulnud, ta vist joob piisavalt palju konjakit ja teeb piisavalt palju suitsudes. Minu meelest ta läheb hääl kogu aeg paremaks. On hullult uus, ma eile mõtlesin, et kas ta, mul mingi kerge Riho Sibul on talle sinna kurku hakkanud kolima. Ma ei pannud tähelegi seal koha peal, et see mikker järsku tekkis talle kätte.
või ma ei pannud tähele, kus kohast see mikker tuli. See oli lihtsalt praegu, ma mõtlesin. Ma vaatasin eile sama muide, täpselt sama. Kas praegu panid tähele, kust see tuli? Praegu ei pannud tähele seda. No võt näe. Selline, mis see viimati oli meil võlutrikk oli Jüri Pootsmanil Eurovisiooni laval oli vist võlutrikk ja võlutrikid on vist jätkuva tõusvas trendis. See on siuke täpselt siuke, see on väga tore lugu. On. Ta ei ole jälle minu selline otseselt nagu minu maitse, mida ma nagu kuulaks, aga võib-olla kui ma heinapalli peal kallikesega istun, siis niimoodi võtaks ümber ja teeks põsi peal ühe ilase musumopsu küll. Seda küll, jah. Ega see Revals on nagu tore, see ei ole mu lemmiklugu ka Revalse repertuaarist, aga nad tulevad ja ajavad oma asja ja ma ei tea, natuke nagu naeravad enda üle ka, et see ühel hetkel sinna vanker tuli. Jah. See on siuke tore, et nüüd ma olen vankris. Mis siis? Et võrrust selles suhtes on meil nagu need poolfinaalid seast väga nagu toredad, et väga sellist nagu arusaamatusi ei ole. Et kõik on nagu toredad, nagu siuke, kõigil on laval hea meel olla. Revals, nad teavad täpselt, mis nad laval tegema peavad. Ja seda on näha. Ta ju jälle hurmur läbi kaamerapildi nii naisi kodudes kui ka naisi saalis murrab looka. Ja. Mis sa ikka ütled? Ma ei tea, ma ei teagi, kui üllatunud ma või mitte üllatunud ma olen, et nad ei saanud edasi. Ma ei oskagi öelda. Kuidas sul? Mina vist ei ole üllatunud, et nad edasi saanud. Aga ma hakkan praegu mõtlema, miks ma ei ole üllatunud. Ma mõtlen praegu nagu täpselt sama, et ma olen nagu veits segadus, et miks ma ei ole nagu üks ega teine või kuidagi nagu võib-olla lihtsalt teistega võrreldes oli see, et kohad said minu jaoks enne täis. Kui ma Mul on selline tunne, et need inimesed, kes fännavad Revalsit, nemad lihtsalt ei hääleta Eesti laulu. See on ka üks asi. Tihti on nende heade lugudega või mingite žanritega on see, et need, kes kuulavad, need ei ole need hääletajad. Just. See on huvitav tähelepanek. Sa oled ikka tark mees. Olen, seda ma tõesti olen. Aitäh, et sa märkisid seda. Lõpuks keegi märkas. Laul number 7. Videomäng. Esitab Renate. Suve taevas tundus sinisem sel ajal. Polnud nimed, koostusid üleliigsed. Lilled kimpud, kogusime kaunid tasa. Ma saan aru, et Renatel oli vist mingisuguseid probleeme ka tervisega, et see esitus jäi natukene kesiseks, sellepärast, et ega ta on ju YouTube'is ka kuulsust kogunud igasuguste väga puhaste coveritega. Sealt oskab nagu laulda küll. Tüdruk oskab ju laulda, selles ei ole probleem. Jaa, ma arvan, et Renate kahjuks rääkis see, et enne teda olid naislauljad laval Inga ja Anett. Et ma arvan, et ka mina oleks, kui ma oleks peale neid pidanud laulma minema, ma oleks, mul oleks ka nii kõik, kui ma löönud, et ma oleks seisnud seal oma loigus ja proovinud kuidagi hakkama saada. Mis mind veel, ma saan aru, et videomäng on selle loo pealkiri, aga see graafika on vist selle nimi, mis seal ekraanil on. See nagu ei toitnud mind väga. Jah, ma ei saa aru, mis see asja point on. Jah, see oli, ja see kogu see, just eelmise loo puhul ma ütlesin, et väga selliseid arusaamatusi ei ole. Natukene selle loo puhul tekkisid selliseid lünkasid ja natukene selliseid küsimärke, millele vastuseid ma ei ole siiamaani välja mõelnud. Aga kusjuures seal on paar korda, kui see plõmp on ja siis tuleb see nii-öelda side error, mis on sisse pandud. Esimese korra ma mõtlesin, et teleks hakkab katki minema. Ma vaatasin pressiruumis seda lugu. Okei. Ma seda ei pandki tähele, nii et ma olin lummatud. Aga ei, selles suhtes, et
no lihtsalt jah, ma arvan, et ta võib olla, ma ei ole salvestust kuulnud selles loos, seda, mis nagu raadiotes mängib, et raadiotes ta võib olla, ta ei ole võib-olla live-esituse lugu lihtsalt ja lihtsalt jäi teiste lugude kõrval nii nõrgaks, et võib-olla kui ma oleks kuulnud niisama seda lugu, siis ta ei oleks nii nõrk, aga kui kõrval on nii tugevad lood, siis ta nagu paratamatult lihtsalt, ta jääb nii varju, uus tase. Jah, uus tase siis, sellega see lugu lõppes vähemalt graafiliselt, aga tegelikult teises poolfinaalis tuleb päris mitu sellist tütarlast, kes järjest laulavad eestikeelseid lugusid umbes samasuguseid, aga võib-olla see oligi kurb, et Renate oli sellise looga siin selles poolfinaalis üksi. Jah. Oleks mingi võrdlusmoment tal kõrval olnud, võib-olla see oleks isegi talle hästi mõjunud. Ja kui tal veel tervisega, ma ise tean omast käest väga hästi seda, et enne suurt võistlust, ma ei tea, kui palju tal kogemust on sellist, see on tegelikult ikkagi suur lava. On. Et ma mäletan, kui oli kartuuniga, oli selle poolfinaali, siis oli veel salvestused ja mul oli enne seda läks hääl ära ja ma mäletan, ma laulsin kuidagi moodi, kraapisin selle asja sisse, ma jooksin sealt lavalt minema, nutsin, Anne tol ajal veel Sääsk tuli, et kuule, saad sa meile väikse intervjuu teha, siis Kaia Triisa jooksis teisest toast, me teeme su korda, kõik on jumala hästi ära, üldse muretse, kõik on väga hästi. Siis ma andsin selle intervjuu ära, lahe. Ja kui me selle edasi saime ja finaalis muidugi veel hullem närv täitsa kinni, nii et see närv teeb oma töö ja midagi teha ei ole sinna. See on lihtsalt ongi harjutamine, kogemus ja kõik sellised asjad. Laul number 8. Break Me. Esitab Laura. Get your lies right by the daylight. You've been running well and I'm waiting for you that day. You've been running well and I'm fading off to fall behind. You can run, baby, only won't be there. Minu jaoks on see ikkagi uus Laura ja natuke teistsugune Laura, mis ma varem olen kuulnud. Pärast seda, kui ta nii palju lõhmuse lugusid on laulnud, tahaks pealt võib-olla seda lavashowd hoida lihtsamana, sellepärast, et seda uudsust on sealt piisavalt palju, et see videoosa, ma ei tea, kas andis juurde, pigem tegi asja keeruliseks. Ja see oli teine süke õhtu suur küsimärk, et nüüd ma saan aru, et see algus, see valge ja siis see käsi, see oli ainuke nagu süke puutepunkt nende kahe nagu lülituse vahel, aga ülejäänud ajal ma ei saanud väga hästi nagu aru, mis selle nagu toimub. Ta oleks üksinda selle lava ilusti ära täitnud, ei ole nagu üldse vaja seda nagu mingit vahe asja, aga jaa, Laura on vist üks selliseid, et Eestis on kõige rohkem läbi stiilide ja mingite nagu nägude mingis mõttes nagu rännanud. Yeah. Sest et alustas eks ju sellise, kas oli vist Sundrive oli esimest korda ja siis nad olid nende Donaldi bluusidega sellised lõbusad lapsed. Millest on muidugi väga kahju, sellepärast, et samal aastal oli ju ka Laura üksi selle Moonwalki looga, mis on tohutult hea lugu. Ja siis kaotas sellele, Let's Get Loud. Ja. Oli hea õigus ja mulle hullult meeldib Moonwalk. Ja see lugu... Ja see on ikkagi üle keskmise. Ta on üle keskmise, et seal on mingi asi, mis on hullult tuttav. Nagu selline, et see refräänis on mingeid asju, ma olen kuulnud seda lugu kuskil. Mina ka, aga mulle meeldib, selles loos on mingisugune süngus, mis mulle meeldib. See on kuidagi sünge lugu.
ja see on lahe ja mul oleks meeldinud, kui Laura olekski selle musta trikooga olnud kogu aeg lava peal ja mul on kogu aeg jalad nõrgad, kui ma vaatan teda, et seda midagi liiga palju sinna loosse ma ei taha sinna esitusse. Vot täpselt ja kui ta oleks tervega olnud selles mustas, siis sa oleks täpselt samamoodi selle loo lõpus kukkunud kokku nagu Laura ise, vaata. Muidugi. Noh, aga see jäi ära, sa ei saanud kukkuda. Aga jaa, ma olen täiesti nõus. Plus ma tahaks, et mul oleks hullult hea meel, sest mulle tundub, et ta poolfinaalis ei kasutanud live-backe ja ta võiks finaalis seda teha. Lahjaks jäi see ilma selleta, nagu fono pealt jäi lahjaks. Aga ei, äge. Laura on äge. Ta on alati selline natuke teistmoodi, natuke rohkem läbi mõelnud, mida ta enam-vähem teeb ja natukene teise nurga alt lähenud. Mulle see on alati meeldinud. Aga... No tema puhul küll, kui finaalis saaks kuidagi lihtsamalt, siis oleks ainult hästi. Jah, just. Meie soovitus siis on lihtsuses peitub võlu. Just. Laul number 9. Without a Reason. Esitab Little Mess. The party started when you slammed the door. I didn't want to see you anymore. Need no encore. I take the blame. Yeah. For quite some time I love to roll the dice, but something's missing in this paradise. I'm not thinking twice. I'm changing the game. I'm living without a reason. If I cannot see you living without a reason, all I wanna do is run to you. Little Mess on mulle sellepärast südamelähedane, et kui nad kokku pandi, siis suhteliselt kiiresti ma tegin nendega kohe raadiointervjuu ja no siis nad olid ikka täiesti toored. Jah, autotuledes hirved, aga see areng, mis nad on läbi teinud, see on jube vahva minu meelest. On ja, mul on hullult hea meel. Ma loodan, et nad kasvavad veel rohkem kokku, sest nad jälle hullult palju potentsiaali on seal ja mul on hea meel, et Tanja oskab nagu oma tüdrukuid siis hästi nagu õpetada ja ma arvan, et see gäng on väga kihvt. Aga selle esituse juures on nagu, muidu mul ei ole nagu mingeid pretensioone, aga mind hakkas lõpuks ringi tormamine hullult häirima. Ma ei tea, kas see vokaalset osa ilmselt väga ei kõigutanud see, aga see oli lihtsalt nagu segadus tekitatud, kuhu nad jalutavad kogu aeg, et nagu seiske paigal, vaat see... Nendest laternetest ka lõpuni aru ei saanud, kui päris aus olla. Jah, vaat see oli, ja siis ma ei saanud aru, kuhu nad täpselt lähevad või miks nad lähevad nii palju või et nad jooksevad, aga nad ju ei jookse, nad suht rahulikult kõnnivad ja siis seisavad. Et see oli, see show pool jäi mulle natuke nagu segaseks. Ja võib-olla, sest et nii palju on seda, et nad lähevad niimoodi suvalistesse kohtadesse ja võib-olla see publik ei connectinud nendega ära, ei ühendanud, et see ühendus kadus ära nagu kogu aeg. Sest nad on ilusad tüdrukud, tantsivad, ma ei tea, kas nad tantsivad, laulavad väga hästi. Ja nad ikka minu meelest oskavad tantsida ka, et... Ja ma arvan küll, et kui nad Tanja... tantsida rohkem kui jalutada. Jaa, või siis lausa paigal seista natuke rohkem. Jaa, või nagu kuidagi, see lahendus ei olnud kõige parem, ma arvan, sest see hakkas häirima, see ringi jalutamine. Aga lugu on tuus. Lugu on tõesti tuus, jah, et üks suvaline kokku pandud tüdrukute bänd, ütleme, jutumärkides suvaline, aga see on täiesti ikkagi lugu, mis nõuab väljakutseid ja Nad said väga hästi hakkama, seal oli muidugi, ikka, ei saagi 100% Inga esitust kogu aeg loota, aga väga hästi tuli nendel välja. Ma olen väga põnevil seoses nendega, et mis nad nagu veel teevad ja kaua nad oma teed jätkavad koos, et ma igal juhul soovin nendele palju edu, sest ma arvan, et naispunte on alati liiga vähe ja nad tegelikult on ju tore, kui neid on. Nendega on põnev, ma arvan, et on põnev. Ma olen täiesti nõus. Laul number 10. Georgia on my mind. Esitab Egert Milder.
like fate in my whole body, shaking me instead. But I got to let it go, 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 go. I don't have to be strong anymore, even if I go through storms from now on. Just got to let it go. I'll keep you on my mind. Egert on siuke lugu, mis erinevalt Stefanist, mis kohe esimese kuulamisega on, mida rohkem sa kuulad see lugu, seda parem see on. Ma olen täiesti nõus. Mul on praegu nüüd 3. kord seda tegelikult nagu niimoodi kuulata ja no täpselt nagu, võt see on täpselt samamoodi, et nagu nägu läheb kohe nagu naerule. Kust Egert on nii sümpaatne ka kuidagi ja ta ei ole nagu selline nagu hullult mingi hurmur, vaid ta on kuidagi nagu siuke nagu sõbralik ja selline hea energia kuidagi nagu mingi selline nagu sa nagu ma tahan talle hullult kaasa elada ja ma tahaks, et kogu hingest, et tal läheks hästi elus üldse. Ja mina mehena tahan ka, et tal läheks hästi. Kui Stefani puhul mehena sa mõtled, kurat, ta võiks ju naise ära varastada, ta on see kurmur. Siis Egerti puhul on see asi, et ma tõesti tahan, et tal läheks hästi. Aitab ka see, et ta on abielumees. No seda niikuti. Nii et ta on juba aheldates. Ja, aga see on tegelikult rohkem kui selles. Nii meeldiv lihtsalt. Üdini. Lugu on hullult meeldiv. See, kuidas ta on laval, on nii meeldiv. Ja ta on selline artist ka, kelle uusi lugusid ma ootan nii avatud südamega ja meelega, nagu ainult tahaks juurde ja juurde. See klaveri episood on ka tore, sellepärast, et tõesti, kui see on selline lugu, mis kohe esimesel korral sulle jalaga näkku ei löö, siis vähemalt see jääb neile meelde, kes esimest korda seda kuulad, see oli see kutt, kes seal klaveri otsa ronis. Just, ja samas, tegelikult ta jääb ikka meelde, pluss kui me ta Eurovisioonile saadaksime, eks ole, Gruusi hääled automaatselt. 12 punkte tuleb. Siin ei ole küsimustki. Aga ei, ma arvan, et ta on... Venemaa annab 0 muidugi, aga... tead, you win some, you lose some, nagu öeldakse. Aga tegelikult ma arvan, et ta on väga tugev, ütleme selline võidulugu nagu potentsiaalne võitja. On küll, jah. Ja just sellepärast, et mis ja kes ta on. Ma nii loodan, et ikka Eesti rahvas vaatab nagu ka sama pilguga, et nii tore ja nagu et see soojus ja kõik nagu on selline asi, mis meid kalgi südamega eestlasi sulatab. Et nii palju soojust on, selles poolfinaalis üldse nii palju soojust. Nagu sellist, on tõesti, jah. Sellepärast meil ongi Eesti Laulu vaja. Seda soojust vahepeal kord aastas, 3 korda aastas, poolfinaalid ja finaal. Ja siis oleme kurjad edasi. No muidugi. Laul number 11. Ping Pong. Esitab Jennifer Cohen. There's so many other fish in the sea, but you picked me out and we made a deal. We both agreed to play it by the book, 'cause we are experienced. Let's make it a tournament. Oh, fun, no harm. Bring out the charm. You take the first serve. I ain't no jerk, yeah, right. I'll sit tight. You play the ball back and forth, and I just forgot to explain the rules, yeah, right. I'll sit tight. Please don't play me like a ping pong, bitch. You just think you're really all that slick. Court deciding to play, but be in the first to quit. No nüüd ma kõlan nagu ma tahaks otse Vikerraadiost, aga minu meelest see ei lähe Jenniferi olemusega kokku, see ping-pong pitch. See pitch just. Mulle ei meeldi see. Ja ma tegelikult veits, siis kui ma lõpuks aru sain, mis tal ta ütles pitch. ETV-s niimoodi, prime time'il. Aga jaa, mis see lugu nagu, kui pitch välja jätta, lugu on tore, aga ta on ka siuke raadiolugu. Ta ei ole väga laivi lugu. Ja mul on tunne, et Jennifer võib-olla
mul oleks meeldinud, kui ta oleks võib-olla olnud sarnaselt riides nagu ta tantsutüdrukud, keda ma hullult kiidaks. Tantsutüdrukud on hullult head, hullult ägedad, mulle täiega meeldib kogu see stiil, kuidas nad tantsivad üli-ülituus, täiega lahe. Mina kui tantsu taustaga inimene kiidan 10 000 korda heaks, aga ma arvan, et Jennifer oleks näinud loomulikum välja, kui tal ei oleks kontsi jalas olnud, kui tal oleks olnud midagi natukene sellist, mis ei oleks nii ümber. Sest praegu tundub, et see kontsadel, võib-olla ma panen lihtsalt enda peal, sest ma tean, et mul on kontsadel alati hästi ebamugav. Et lihtsalt tundub, et tal oleks olnud mugavam ja mõnusam seal seigelda lava peal. Aga üldiselt nagu lugu, tore lugu, aga jah, laivis ei toiminud mulle. See võtab nagu sellist vabadust maha, mis tal on seljas ja jalas kuidagi sellest esitusest, sest see on selline chill lugu. Jaa, mitte et talle ei sobiks, nagu ta näeb väga hea välja, aga lihtsalt nagu see annab ka mingi protsendi sellest... Ma ei läheks selle kleediga pingpongi mängima. No, täpselt. Ta on täiesti vale riietus, kes siis trenni kontsadega läheb. Sul on ju, sa oled kohe limiteeritud liikumisega. Absoluutselt. Ja täpselt see lavalt ka välja paistab, et pingpongi jaoks ei olnud õige varustus. No. Et jaa, ma arvan ka, et see oli ka selline, ta on tore lugu. Aga see on hästi ameerikaliku ja hästi moodsa kõlaga lugu, nii mul on selles mõttes hea meel, et selline lugu on ka Eesti Laul. Täiega, ma olen täiega nõus, sest ongi, aga lihtsalt võib-olla sest ta on selline, tal ei ole väga palju sellist ülesminemist, allaminest, või ta on päris, kas öeldakse siis monotoonne selle koha pealt, ta on nagu suht ja lineaarne, väga hea. Keegi saab muusikast ka oskab siin õigest rääkida, et nagu jah, hästi lineaarne, ja võib-olla see ongi nagu, et kui ta on nagu seal ühe koha peal, siis laivis just eriti tal ei ole seda lööki niimoodi, et jaa, lugu on tore. Jennifer on mega tore, tantsijad on mega toredad, aga lihtsalt laivis ta niimoodi ei toiminud. Ma arvan. Ma olen nõus. Yes, me oleme ikka nii ühel meelel. Laul number 12. Majakad. Esitab Sünne featuring Väliharf. Saab mere peale laskuma, kuid radaritted veel ei paista vastuma. Kas ootad sa varjudes, vaid mere hääli kõlamas on kaugustes, mu igatsus on peidus igal laine sees. Kas loodan veel, vajaka peagi su teed, valgustamas, aga ei tea, kuhu su sihid viivad, valikud kaartidel käes, üks vaid võitjaks jää. Palun vaata, kiirelt ajatakse sind, nii karjalt see... No Sünne on üliäge ja see kompo on ka lahe, aga tead, kui ma eile kuulasin seal lugu, siis need Väliharfi poisid oleks võinud refrääni all suu kinni hoida. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et see on päris lahe, kui nad seal ühe salmi alguse teevad, aga nad natukene nagu tapavad selle Sünne võimsa hääle seal oma jaurumisega refräänis just ära. Või siis vaiksemalt, nagu helimees finaalis, siis võtku neid natuke maha. Ta ei pea ju neile ütlema, et võtku lihtsalt maha. Täpselt enda nagu annab vaikselt märku. Ma naersin seda, et mul just sellele pikemat juustega Väliharfi poisil oleks võinud ka lokid natuke kaunimaks keerata, et nad nägid Sünne lokkide kõrval nii mannetad välja. Aga ma olen täiesti nõus, mulle nii Sünne meeldib. Ma arust Sünne tegi nii hea, või noh, ma ei tea, kas see oli tema otsus üksinda, mis see oli, Respekt oli vist, ei olnud Respekt, Patune pool. Mul on nii hea meel, et Sünne otsustas, et ta on nüüd Sünne, mitte Patuse poole Sünne. See oli parim otsus, mis ta tegi. Ta on nii särav, ta on nagu ilma selle kleidita juba, et nagu lihtsalt tal on pluss veel see, et kui sa paned silmad kinni, siis see on Anne Veski nagu uus tulemine või nagu... Kas silmad lahti või silmad kinni vahet ei ole, ikka on Anne Veski, aga see on super. Ja üleüldse sarnaselt Anne Veskiga on Sünne ka tohutult sümpaatne inimene. Ta on nii tore, nii armas, pluss ja laval mõjub nii hästi, ta teab, mida ta laval tegema peab, tal on nagu kõik niidid on enda käes, ta tõmbab neid niimoodi, vaadake mind ja
paratamatult sa elad kaasa, sa kuulad ja ta on nii tubli ja mul on nii hea meel. Mul on tegelikult väga hea meel, et ta sai edasi, sest et see lugu on nagu siuke jälle siuke ta ei ole üldse minu maitse, aga miski selles on nagu mingi see panema. Et ma ei tea, mulle meeldib. Räägi nüüd saladuskatte, mida siis žürii ja ehk siis need melomaanid tegid selle loo ajal? Mis hääli nad tegid? Minust ei olnudki hääli nagu mingi selliseid, vaid kõik olid nagu siuke, no nagu tiksusid kaasa sellele, sest ma arvan, et nagu see on ilmselgelt niimoodi, et melomaan kuulab seda lugu ja on siuke aga kui sa saad aru sellest, siis sa saad aru sellest, et nagu siin on Sünne show 100%, nagu Väliharfi-poisid on ka väga tublid, aga see on Sünne on nagu ta teeb selle näiteks minu jaoks, ongi, ma ei kuule sellist muusikat, see ei ole absoluutselt see, mida ma tahaks kuulata ja Sünne teeb nagu selle nii seeditavaks mulle või nagu lihtsalt tänu Sünnele ma arust on see lugu megatuus. Nagu ma ei tea, kas sa saad aru, mida ma mõtlen. Saan väga hästi aru. Ja ega mina ka vabatahtlikult võib-olla ei paneks peale, aga kui ma veel näen, kuidas ta laulab laivis, siis ma ikka hea meelega vaatan ja võin uuesti vaadata. Ta on selline lugu võib-olla, mille saatel natukene lollitaks, aga samas ongi see, et Sünne ise lihtsalt teeb selle loo ja võt see on artist. Kui sa lihtsalt nagu teed loo niimoodi, et nagu, okei, jah, ma saan aru. Ma ei saa üldse aru, aga ma saan aru. ja et Sünnel on täiega see power sees ja mulle, ma ei tea, minu arust, ma olen täiega Sünne poolt. Mina on ka. Kas Euroopa saaks selleks aru või? Saksamaa saaks aru, seal on selliseid kõvat sellist šlaagri sugemeid ja selliseid, see on Saksamaa. No on. Et selles suhtes võib-olla nemad saaks aru, ma arvan, et seal on veel riike ja kohti ja inimesi, kes saaks aru, aga ma arvan, et samas ei tea, äkki Eesti... Gruusia ei saaks aru vist. Peale Egertit võib-olla nad oleks nõnda, et ma saan aru, mida te üritate, aga see eelmine poiss ütles meie riigi nime ja võitis meid sellega üle. Seal oli nagu väike altkämaks on sees. Võt ma ei tea, võib-olla ta on natukene selline aegunud. Iseenesest, et sellist sama lugu võis selline 90ndate alguses sellise nagu tiksuga või selle põntsuga nagu mussi. See on väga siuke modern talking natukene isegi ja mingit sellist asja, aga ja vaata, kui sa ütlesid aegunud, siis ma hakkasin kohe mõtlema, et kui Jenniferi lugu oli hästi moodne, siis Jennifer nagu ise ei olnud veel valmis selleks võib-olla, aga Sünne on ikka täiega valmis. Sünne on see, et ta on nagu Vaiko, et 80's coming back. Yeah. Et Sünne toob need tagasi, need modern talking ajad. Ja samas on 80-ndad tulevad täiega muusikaalselt tagasi, on ju. Miks mitte siis ka see tuua tagasi, sest et kas sa tahad öelda, et sa ei saaks tantsida selle järgi? Saaks. Kohe käsi tõuseb püsti rusikas seal, et voh. Et nagu selles suhtes, ja Sünnel on see, tal on see võim ja pangu edasi, mu arust ülituus, nii lahe. Ma ei tea, millest ma üldse räägin, ma ei tea üldse mitte midagi, selles seda enam. Las inimesed teevad seda, mis neid õnnelikuks teeb ja seda näha, et Sünne naudib seda, mida ta teeb. Ja see ongi kõige parem vaadata, kõige paremad esitused oli näha, et nad naudivad nii hullult ja nendel on nii lihtne ja mõnus seda teha. Et kõige hullem ongi see, et kui sa teed tuusa loo ja siis ei saa sellega hakkama, ei vihja absoluutselt ise endale kahe pöidlaga enda peale. Et need olid vitsad, mille ma sain ja tänu sellele ma arvan, et need olid mingid vitsad ja õppetunnid, ma pidingi saama, et saada nüüd aru, mis nagu seal lava peal toimub ja võib-olla mida ma ise paremini teeks edaspidi. Et lahe. Must on lahe. Esimene poolfinaal oli mega lahe. Mulle väga meeldis. Ja lahe, et sa tulid kuulama ikkagi täna stuudiosse, kuigi see teekond oli raske, nagu ma aru saan, jah? Aga sinu pärast ikka tulen. Oi, kui tore. Kuule, lõpetuses, kes see siis võidab Eesti Laulu kah? Vot ei tea, kes seal järgmises poolfinaalis on nüüd täpsemalt. Ma tean, et on German. Jaagup ja siis samunegi Uku on vist favoriid. Uku, jaa. Kes seal tüdrukutest on see üks neiu Janeli?
Janet ja Merilin ja Mari-Liis ja Inger ja Inger muidugi, eks ole. See 1 miljon sammu, nii palju kui ma seda olen kuulnud, seal ka midagi nagu vist on, aga eks vaatame, kuidas nad laupäeval hakkama saavad, sest see tegelikult on see live-esitus, mängib nii suurt rolli. Ma ei tea, ma arvan, et kes seal superfinaalis võiksid olla, ma arvan, et Stefan kindlasti, see on juba ette, ilmselt keegi ei hääletanudki Stefani poolga, see on lihtsalt sisse kirjutatud sinna saate plaani. Stefan, ma tahaks, et Anett ja Fredi. Uku, ma arvan, et kõige põnevam või kõige naljakam oleks, kui Uku ja Stefan oleks jälle. Ja Laura. Yeah. Kas nad on kunagi olnud ka niimoodi kolmekesi või? Kolmekesi ei ole. Mina olen, jah. See oleks päris... Keegi võiks olla ikka selline ka, kas on esimest korda? Anett ja Fredi võiks olla. Üldse... lemmik on lemmik, mis sa teed? Ma loodan nii väga, et Anett Fredi, ma arvan, et see ei juhtu, ma arvan, et kui siis ilmselt Stefan, ma arvan, et seekord läheb, sest ma arvan, et naised hääletavad sinna tippu ära küll. See on siuke südamemurd ja sulataja ja kõik muud laastajad sellele südamele, aga ma arvan, et keegi ei saa sellele väga vastu. Oleneb, kas Ukul on vist praegu ka mingid tohutud tervise ja hääle jamad. Kas ta saab need korda? Seda me näeme juba laupäeval. Täpselt. Nii põnev. Kristel, aitäh sulle. Aitäh sulle. Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.